tere tulemast! Ma arvan, et kui sa oled kunagi pidanud haldama, ütleme rohkem kui paari serverit, siis sa tead täpselt, millest ma räägin. See lõputu, korduv ja ausalt öeldes surmigav töö. Aga täna räägimegi ühest tööriistast, mis on loodud just selle peavalu leevendamiseks. Lähme asja juurde. Mõtle korraks sellele. Uuendada 50 serverit. Käsitsi. See ei ole mingi väljamõeldud stsenaariumiks. Paljudes süsteemi administraatorite jaoks on see ongi nende igapäevane reaalsus. Ja täpselt see ongi see probleem, mille lahendamiseks Ansible üldse loodi. Kujutame nüüd ette ühte tüüpilist esmaspäeva hommikut. Kell on 9. Just tuli teade. Kriitiline turvapakk on vaja installeerida. Ja mitte ühele või kahele, vaid kõikile 50 veebiserverile. Ja muidugi täna. Sa juba tunned, kuidas see pinge õhus tiheneb, on ju. Nimekiri on pikk ja kell lihtsalt tiksub armutult edasi. Ja kui palju see aega võtaks käsitsi? No parimal juhul 4 tundi. Või rohkemgi. Mõtle sellele. 4 tundi täiesti monotoonset ajusid suretavat tööd. Logi sisse, käivita käsk, logi välja. Korda. Ja korda uuesti. 50 korda. Ja nüüd tuleb see kõige hullem osa. Oled jõudnud serverini number 37. Oled juba tunde kopeerinud ja kleepinud, silmad on väsinud ja siis see juhtub. Pisike trükkiviga. Ja tulemus? Üks server on maas. See ongi asja point. Varem või hiljem see viga lihtsalt tuleb. See on peaaegu vältimatu. Ja tagajärgeks on katkestus, pahased kliendid ja sinu jaoks veelgi rohkem stressi. Probleem pole ju sinus. Probleem on selles meetodis. Just sellepärast me kutsumegi seda käsitsi serveri halduse õudusunenauks, sest olgem ausad, täpselt seda see on. See meetod lihtsalt ei skaleeri, see on täis vigade võimalusi ja tekitab lihtsalt frustratsiooni. Aga peab ju ometi olema parem viis seda teha, eks? Ja siin näemegi seda kontrasti mustvalgel. Vaata vasakule poole, see on see vana viis. Puhas kaos, rida-rea haaval käske, segadus. Ja siis paremal, see on Ansible viis. Üks selge, arusaadav käsk. Tulemus on sama, aga tee selleni jõudmiseks on, öö ja päev. Ja siit me jõuamegi probleemi juurest lahenduseni. Ja see lahendus, see elegantne ja lihtne lahendus on Ansible. Sukeldumegi nüüd sügavamale ja vaatame, mis teeb sellest nii uskumatult võimsa tööriista. Mis see Ansible siis täpsemalt on? Kõige lihtsamalt öeldes, see on automatiseerimistööriist, mis laseb sul hallata sadu servereid, nii nagu oleks tegu üheainsaga. Mulle väga meeldib see kaugjuhtimispulti analoogia. Sa ei lähe ju iga teleka juurde eraldi kanalit vahetama, eks? Sa võtad puldi, vajutad nuppu ja kõik toimub korraga. Ansible ongi see pult sinu serveripargile. Sina ütled, mida sa tahad saavutada ja Ansible hoolitseb selle eest, kuidas see tehtud saab. Okei, see kõik kõlab hästi, aga kuidas see siis päriselt töötab? Mis on see maagia selle taga? Tegelikult pole siin mingit maagiat. On hoopis 3 väga-väga nutikat disaini põhimõtet. Me võime neid nimetada Ansible'i 3 supervõimeks. Ja need 3 supervõimet on: esiteks, see on agentideta. Teiseks, see kasutab push-mudelit ja kolmandaks, see on idempotentne. Ma tean, need sõnad võivad kõlada natuke keeruliselt, aga ära muretse. Põhimõtted nende taga on tegelikult geniaalselt lihtsad. Vaatame need nüüd ükshaaval üle. Alustame esimesest, agentideta. Mida see tähendab? See tähendab, et Ansible suhtleb sinu serveritega üle SSH. Ja SSH on juba olemas praktiliselt igas Linuxi serveris maailmas. Tulemus? Sa ei pida mitte mingit lisatarkvara oma serveritesse paigaldama, ei mingeid agente, mida hallata, uuendada või mille ressurssi kulu pärast muretseda. Kui sul on SSH ligipääs, on sul kõik, mida Ansible'i kasutamiseks vaja läheb. Nii lihtne see ongi. Ja see tabel siin võtab selle eelise suurepäraselt kokku. Vaatame korra. Seadistus, teiste puhul keeruline, Ansible'iga põhimõtteliselt olematu, ressurssikasutus, agentite süsteemis ei jookse taustal mitte midagi lisaks, hooldus, SSH-d hooldad sa niikuinii, ja turvalisus, see ei lisa oma süsteemi ühtegi uut potentsiaalset rünnakupinda. Ühesõnaga, see on lihtsus absoluutselt igal tasandil. Okei, teine supervõime, push-mudel. See on tegelikult väga lihtne. See tähendab, et sina oled roolis. Erinevalt pull-mudelist, kus serverid ise küsivad regulaarselt, kas mul on midagi uut teha, lükkad sina push-mudeliga muutused serveritesse täpselt sel hetkel, kui sa seda tahad. Kogu kontroll on sinu käes. Sina otsustad, millal ja mis juhtub. Tuleme tagasi selle meie turvapaiga näite juurde. Kui sa kasutaksid pull-mudelit, siis võib juhtuda, et mõni server saab uuenduse kätte alles poole tunni pärast. Kui ta järgmine kord tööd küsima tuleb,
Aga Ansiblei push-mudeliga sa käivitad käsu ja 3 minuti pärast on kõik 50 serverit paigatud. Kui me räägime 0 päeva turvaaugust, siis see on see vahe, mis eristab turvalist süsteemi haavatavast. See on kriitilise tähtsusega. Ja nüüd see kolmas ja võib-olla kõige geniaalsem supervõime – idempotentsus. See on jällegi üks keeruline sõna lihtsale ideele. Mõtle sellest kui Ansiblei sisse ehitatud ohutusvõrgust. See on garantii, et kui sa käivitad sama operatsiooni mitu korda, on lõpptulemus alati täpselt sama. Sa võid oma skripti käivitada kas või 100 korda järjest ja sa ei tee kunagi midagi katki. Kuidas see praktikas töötab? Vaata, siin on see ilusasti näha. Mõtleme näiteks konfiguratsioonifailile, kus sa tahad lisada ühe kindla rea. Mitte idempotentne skript, lihtsalt lisaks selle rea iga kord uuesti. Lõpuks on su fail täis duplikaate ja täiesti katki. Aga Ansible esmalt ta kontrollib, kas see rida on juba olemas. Kui on, siis ta ei tee mitte midagi. Ta lihtsalt ütleb, kõik on juba korras. Ja kui seda rida pole, alles siis ta lisab selle. Lõpptulemus on alati õige. See annab uskumatu kindlustunde. Nii, teooria on meil nüüd selge. Lähme nüüd praktikale ämemale. Millised on need põhilised ehituskivid, millest sinu Ansible tööriistakast koosned? Põhimõtteliselt on neid 3. Esiteks on sul vaja inventorit. See on nimekiri sinu serveritest ehk kellele me asju teeme. Siis on olemas ad hoc käsud, need on kiired, ühekordsed ülesanded. Ja lõpuks kõige olulisem on playbookid, sinu automatiseerimise retseptid või plaanid. Inventory fail ongi täpselt see, mis ta nimi ütleb. Inventuur sinu serveritest. See on lihtne tekstifail, kuhu sa paned kirja kõik oma serverid. Ja mis veel parem, sa saad neid gruppidesse jagada. Näiteks veebiserverid ja andmebaasid. Nii saad hiljem väga lihtsalt öelda, käivita see käsk ainult veebiserverites. Ad hoc käsud on nagu sinu digitaalne Šveitsi nuga. Need on mõeldud kiireteks, ühekordseteks toiminguteks. Tahad kontrollida, kas kõik su veebiserverid on üleval? Üks käsk. Tahad kiirelt Ningxi teenuse kõikidest serveritest taaskäivitada? Jälle, üks käsk. Sa ei pea selleks tervet playbooki kirjutama. Ja lõpuks playbookid. See on Ansiblei tõeline süda ja hing. Playbook on koht, kuhu sa paned kirja terve oma automatiseerimise plaani, samm-sammult. Need on kirjutatud lihtsas YAML-vormingus, mida on väga kerge lugeda ja kirjutada. Ja mis peamine, need on korduvkasutatavad. Sa kirjutad korra ja kasutad igavesti. See ongi see koht, kus keeruline automatiseerimine muutub lihtsaks ja hallatavaks. Okei, astume korra sammu tagasi ja vaatame suurt pilti. Kust see Ansible üldse tuli ja milline on tema koht tänapäeva DevOps maailmas? See ajajoon siin räägib päis hea loo. Mäletate veel 90-ndaid, palju käsitsi tööd. Siis tulid shell-skriptid, mis tegid elu natuke lihtsamaks, aga olid ikka üsna kohmakad. Siis saabusid esimese põlvkonna suured tegijad, nagu Puppet ja Chef, väga võimsad, aga ka päris järsu õppimiskõvraga. Ja siis, aastal 2012, tuli Ansible ja küsis justkui ühe lihtsa küsimuse. Aga miks me teeme asja nii keeruliseks? Kõigil on ju SSH olemas, kasutame lihtsalt seda. Ja ma arvan, et see tsitaat siin võtab kogu selle loo kõige paremini kokku. Käsitsi tees kulub sul 4+ tundi ja see on täis vigu. Ansibleiga 3 minutit ja tulemus on õige iga kord. See pole enam lihtsalt aja kokkuhoidjad. See on fundamentaalne muutus. Me liigume hapralt ja riskantselt protsessilt millegi juurde, mis on kiive, usaldusväärne ja korratav. Ja kui asjale niimoodi mõelda, siis see valik tundub päris lihtne, kas pole.